Tervist! Mul on kahjuks ainult 10 minutit. Seda on nii vähe, seepärast ma säästan teid slaididest, vaid lihtsalt tulistan nii nagu tuleb. Ma tahaks puutuda 3 valdkonda, aga ennem muidugi markeerin ära, kuna minu hea kolleeg Lauri hommikupoole juba Riiat tervitas palavalt, siis ma saan sellega ainult liituda, nii et palavad tervitused. Järgmised 15 aastat tulevad sama vägevad või veel vägemad. Nii, aga ma tahaks 3 valdkonda. Ma kõigepealt räägiks natukene, mis nagu ministeeriumi vaates meil siis nagu küberi osas on laua peal ja laua all ja igal pool. Ja siis on taristu asjad. Ja lõpetaks siis võib-olla ütleks nagu sellise suure pildi, kus me nagu kogu seda IKT juhtimist ja reformimist oleme vaadanud. Seda kindlasti Lauriga mingil määral puudutas, ma kahjuks ei olnud veel siin. Küberi vaates 2 suurt asja. Üks asi on see, kuidas me tegelikult asju nagu reguleerime, eks ole, et see on tegelikult, see aasta on toonud väga palju asju ja toob ilmselt väga palju asju veel. CSA, CRA, NIS2, ühesõnaga siin on neid igasuguseid buzzword'e palju, mis tegelikult toovad selles mõttes põneva uue nagu regulatiivse keskkonna. See aitab tegelikult, kuna see on Euroopa üleselt, tuleb hästi palju asju üle võtta, kas siis miinimumis või kuidagi teisiti, eks ole, me saame seda kindlasti nii-öelda customiseerida enda järgi, siis tegelikult see aitab selle platvormi loomisele kaasa, et meil oleks tegelikult nagu regulatsioon käis aega kaasas. Mis on juhtumas ja mida te kõik teate, me siin, kui me juba kord Riia sündmusel oleme, siis me ei pea seda ilmselt ütlema, on see, et AI on tulnud küberisse. Ja see on asi, millele me peame vastama, millega tegelebki eeskätt Riia, aga mitte ainult, eks ole. Siin on kindlasti väga oluline nagu erasektori tugi. See on asi, nagu te kõik teate, mis Mythos Anthropicu Mythos teeb. Ja see on nagu valdkond, mis tahab hästi palju tähelepanu. Kuidas seda adresseerida? Täna tuleb kindlasti siin väga põnev ettekanne, mis räägib CovSocist ehk siis nagu siis kesksest juhtimiskeskusest, küberjuhtimiskeskusest, Security Operations Center. Et see on asi, mis tegelikult võiks, kui see nüüd teoks saab, mis on suur ja äge plaan, see annab tegelikult ikkagi väga palju dimensiooni juurde. Meil tekiks, mida me taotleme, on see, et meil tekiks siis üleriigiline täis olukorra pilt, eks? Ja mitte ainult küberkiht. Küberkiht on nagu üks hästi oluline seal sees, aga ka teenuste vaates. Et me tõesti täpselt teame, millised teenused hetkel toimivad, millised on nende ristsõltuvused, kui üks asi kukub maha, siis kuidas ta võib haarata kaasa ka teisi, eks ole, kui ta seda veel teinud ei ole. Ühesõnaga, et olla nagu aja sees, eks ole, nagu CERT toimib, eks ole, et tegelikult ta tihti peale lihtsalt helistatakse, öeldakse, meil on mingi jama, eks, ja see on nagu juba, ütleme, reaktiivne, eks ole, asi. Aga nüüd me selle CovSociga saaksime tegelikult olukorda, kus me saaksime proaktiivselt. Oleks tõsiselt äge tsenter, kes näeks ja kuuleks ja kus oleks kombitsad sees kogu meie etode ja autode ja muidugi avaliku sektori, eks ole, infras ja näeks aktiivses vormis, mis toimub ja saaks ka reageerida. Et sellised asjad on küberis hästi olulised ja suured, eks ole, mida tahame teha, eks ole, siin Riial on väga oluline roll. Nüüd, kui ma tulen natukene siia infra terviku poole, siis me tegelikult hästi palju vaatame praegu seda, kuidas ikkagi infrat siis nagu riigi käes olevat infrat, ma räägin sellest, eks ole, siis efektiivistada, kuidas saaks veel konsolideerida, eks ole, siin on ka RIT-il, RIX-il, ka Riial, eks ole, riigivõrk, eks ole, on suured rollid. Kuidas saaks tegelikult, et oleks ikkagi, kui me teeme riigivõrku, siis tasub seda teha ikkagi niimoodi, et igaüks ei osta ikkagi oma laua alla mingid serverid, eks ole, et me teeme seda nagu mõistlikult optimeerime, mis meil on siis vaja teha. Et siin on nagu asju juhtumas. Üks hästi põnev projekt muidugi, mis on nüüd, kuulsite Katri Raiki, et geopoliitiline olukord on kole, aga ühesõnaga koleduse vastu tuleb võidelda siis iluga, eks ole, ja mis see ilu on see, nagu valitsus on meile mandaadid, me peame tegema kõik kriitilised teenused hukukindlaks. Meil on tehtud nüüd korje üle 100 teenuse, mis on vastavalt siis valdkonnad on öelnud, et need teenused on need, mis peavad vastu pidama, eks ole, siis mis iganes Eesti territooriumiga ei juhtuks. Et nagu te teate, täna on üksikutes andmekeskustes on kogu meie imeline e-riik, eks ole, siit samas ümber Tallinna kõik, eks ole. Ja kui need andmekeskused millegi pärast vääratavad, on see siis lihtsalt mõni troonikas või kaab elekter ära, totaalselt mingi häire. Või God forbid, eks ole, et me kaotame kontrolli oma territooriumi üle, siis meie e-riik lakkab. Ja me tahame, et see ei juhtuks.
et need teenused peavad olema käideldavad väljapool Eesti Vabariigi territooriumi. Selleks on 2 võimalust, kas riigipilve panna või avaliku pilve. Mõlemad on võimalikud. See korje on tehtud, meil on see pilt olemas. Nüüd on muidugi nagu väiksed probleemikesed veel ainult jäänud näiteks raha, kust võtta, eks ole. Aga see on nagu igapäev, eks, et meil selleks imelist asja tegemiseks alati vahendeid ei ole. Aga mine tea, küllap leiame, eks. Ütleme, et infra vaates, jah, see on üks, siis markeerida ära veel üks asi. Me vaatame üle kogu sidekontseptsiooni, nagu ka riigi sidekontseptsiooni. Ja kus meil on hästi palju põnevaid, ütleme, kuidas satelliit, eks ole, nagu siis ametkondadeks orseks operatiivraadioside peaks tegelikult nagu järgmisel tasemele minema. Praegu ta on niisugune walkie-talkie, eks ole, tal ei ole andmeside funktsioonigi. Et need asjad sinna juurde tuua, eks ole, perspektiivis. Meil on ka siis nii-öelda militaarmaailmaga vaatama, kus on tegelikult päris põnevaid ühistegemise kohti. Kuidas kindlustada, et tõesti side, mis on, nagu me näeme Ukraina pealt, ilma toimiva sideta, ei toimi mitte midagi, eks ole. Sul on vaja droone juhtuda, sul on vaja omavahel suhelda, sul on vaja control and command, eks ole, toimima seamlessly. Et sellised asjad, eks ole, et siin on ka hästi palju teha, mida me vaatame kogu seda nii-öelda valitsussektori side kontseptsiooni tervikuna. Mõistagi, kõik mäletate aasta lõppu, kui meil oli siin 8 väliskaablist 4 olid katki, eks ole, ütleme perealused kaablid, eks ole. Sellise õnneks, nagu ütleme, tavatarbija seda ei tunnetanud, keegi sidest ilma jäänud, eks. Aga me peame valmistuma ka olukorras, kus näiteks, kui on kõik 8 katki, eks ole, siis on island mode, eks ole. Nüüd see hukukindlusel nagu vastupidi, eks ole. Probleem on see, et kui me ei saa oma territooriumil toimetada, me peame toimetama kuskil mujal. Ja nüüd teine äärmus on siis see, kui me oleme nagu mullis, eks ole, siin saare peal. Need asjad, et satelliit on kindlasti üks sõna ja teine asi see, et meil kaablit oleks vaja rohkem juurde, mis lähevad siis ka sinna välismaale. Et neid tegemisi hästi palju. Ja kolmas asi, võib-olla paar sõna, et ütleme, tegelikult me praegu on hästi suur ja põnev temaatika, kuidas teha optimaalsemalt asju siis nagu riigi IT-sektoris. Et kogu selle riigi IT-sektori suuruse kuskil, ma ei tea, umbes 300 miljonit aastas. Ja tegelikult eesmärk on see, et me mõistagi, mitte eesmärk ei ole see, et me säästame siit mingisugune 30 miljonit ja siis see asfalteeritakse kuskile Pärnu maantesse, eks ole, mis on ka väga vajalik asi, eks ole, ei vaidlusta. Aga me tahame, et see sama raha, teda juurde ilmselt väga palju ei tule, aga me saaksime seda kasutada samas sektori sees, nagu teha rohkem, see on eesmärk. Ja kuidas seda saavutada on see, et me vaatamegi üle siis, kuidas mudelina võiks toimida, mingid asju saab teha ilmselt nagu ühiselt. Näiteks, Taavi tegi väga ettekande, kus näitas nagu keskse teenuse efekti. Tegelikult need kesksed teenused on palju ja need on nagu laiali üle riigi, et me tegelikult tahaksimegi need kuidagi rohkem koondada, et teeme asju ühe korra ja kõigile, eks. Et see on nagu üks siis sõna. Ja teine asi, jah, et teeme efektiivsemalt, et tegelikult siin on hästi palju põnevaid asju. Meile tuleb nüüd selline, ütleme, täna ei ole midagi otsustatud, eks, ma selles mõttes, mul ei olegi teile midagi öelda. Aga 11. juuni on siis imeline kuupäev, pange see omale kalendrisse, toimub valitsuse istung ja siis nemad vaatavad ja otsustavad. Kui me sealt tuleme siis kilbiga või kilbil või kilbita või kilbil, või ma ei tea, kuidas see käis. Igal juhul kokkuvõttes midagi 11. juhtub ja ma loodan, et juhtub positiivne. Ja kui meil antakse mandaat, siis tõepoolest võib-olla kõik need kümned ja kümned miljonid, mis me siis säästame, tulevad tagasi arendusse. Kindlasti meil on väga suur sünergia erasektoriga siin, et me tahamegi, et see, ühesõnaga, et see nii-öelda see kakk, mida me koos saaksime süüa, oleks võimalikult rasvane. Ta ilmselt suuremaks ei lähe, aga et ta oleks tummine. Ja võt see on see eesmärk, ütleme, et mul ongi need 58 sekundit on aega. Kui ma arvasin, et ma ei mahu ära sellesse aega, siis ma eksisin, ma tunnen kella siiamaani veel, see on hea märk, et päris kõik juhtmed ei ole veel ära põlenud. Et igal juhul meile kõigile palju õnne Riia 15 sünnipäeva puhul siis veel kord. Ma usun, et me teeme ägedaid asju koos ja ma arvan, et hakkab juhtuma ikkagi, mis iganes siis see valitsus otsustab, et me teeme õigeid asju ja küll me siis kuidagi hakkama saame. Aitäh!